Võtsin välja oma lemmikpildid. Siin on, ma arvan, et on, otas ma vaatan. See on vist nii. Näiteks on tulnud selline, vaata selline pilt. Siis... Väga arvamad seletused on juures kõik. Ja kõik on telefoninumbrid. No, hetkel minu vaieldamatu lemmik. See on lihtsalt vapustav käekiri minu arust. See on juba nagu täitsa profikäsi. Ja, ja siis ma vaatan, võtame siit ühe veel. Täpselt teagi. Ja siis siin on niisugune väga loominguline projekt, mis on just 3 erinevat asja, et ma eeldan, et siin on tegu nooremaga, siin on professionaal ning siin on niisugune väga julge lähenemine, et mille põhjal me nüüd valime, hindame, seda me veel ei tea. Sellepärast, et vaatame, kui palju kokku seda informatsiooni ja materjali tuleb. Nii et mina ja Silja võiksime, või mitte meie päris, eks ole, aga alla ükstapuha kes või võtta paber ja pastaka ja pliiatsi kätte ja visandada mingisugune enda visioon mingist ägedast disainist. Kui ma joonistan seda, kas ma pean mõtlema bastioni peale? Ei pea, absoluutselt ei pea, aga võiks. Et nagu siin on see, et siin ei ole selle peale mõeldud, aga siin on näha, et on siiski kantav rõivas, et loomulikult eelistame seda, mida tegelikult ju võiks kanda, mida võiks müüki panna, aga samas kui on väga loominguline, väga kihvt idee, nii et see on ka teretulnud. Kas osa tohivad võtta ka inimesed, kes näiteks võib-olla ei oska õmmelda äkki, aga kes on hästi loomingulised? Siis peab keegi teine nendest selle ära õmblema, valmis tegema, aga meie siin ei õmble. Et ütleme, et algoskus nööpi külge õmmelda või mingid kangastest patsi punuda ikkagi peab olema? No ma arvan, et igaüks saab tegelikult sokineelumisega hakkama. Nii et ja ümber või nagu taaskasutus, ümber tuunimine ei tähenda seda, et nagu näha on jakk laua peal, ta on valmis. Sa lisad sinna juurde elemente, kas lõikad lühemaks või teed paned kuidagi pikkust juurde, eks ju. Et ütleme, et ülikonna õmblemise oskus mul ei pea olema? Ei, absoluutselt mitte, sest me tuunime ümber, teeme vanast uue. Et saab ka nagu koostööd teha, et mõtleb niimoodi, et mina umbes disainin ja siis ema õmbleb natukene. Loomulikult, et kõik asjad on teretulnud, mida loomingulisem ja huvitavam projekt ja niisugune visioon on, seda ägedam. Silja, ütle ausalt, kas sina oled kunagi disainimise peale mõelnud? Mina olen kunagi mõelnud sisekujundamisest, mis on ju tegelikult päris sarnane riiete disainimisele. Ja see on tubade ümber disainimine. Jah. Kuule, aga nüüd, kui september juba peaaegu käes on, sina lähed ju meil kooli, eks ole? Jaa. Kas sul kõik vihikud, pinaalid, pliiatsid on juba ostetud? Jah, kõik asjad on juba ostetud ja päris varakult, sest mulle väga meeldib kooli asju osta. See on nagu oma kooli varustuse disainimine. Täpselt. Head televaatajad, selleks korraks ongi meil saade läbi. Teile tuletan veel kord meelde, et meie järgmine saade on eetris laupäeval, mitte pühapäeval nagu tavaliselt. Ning kõik disainihuvilised, ärge unustage osa võtmast meie disainikonkursist. Rohkem informatsiooni ikka meie kodulehel teler.tv. Kohtume järgmisel nädalal. Tšau! Kohtumiseni!